Tere, kallid sõbrad! Teiega on täna Eevi. Täna ma vastan küsimustele, mis on tekkinud töö käigus Banners Brokeris ja täpsemalt me räägime trafficust. Miks on vaja üldse trafficut? Pakun välja 4 vastuse varianti. Esiteks paneelide kvalifitseerimiseks. Teiseks, kui teil on partnerid kutsutud ärisse, siis 50% trafficust teenib sponsor ehk teie. Kolmandaks, paneelide kvalifitseerimisega kogume me trafficut ka oma reklaamidele Banners Brokeri kampaania osakonnas. Ja neljandaks, iga paneel toob tulu 400%. Ma arvan, et ma ei eksi, võib-olla see tundub utoopilisena ja seepärast ma peatun nendel küsimustel lähemalt ja ma loodan, et te olete minuga samal arvamusel. Tihti räägime, et vaja trafficut paneelide kvalifitseerimiseks. On erinevaid värvipaneele, mis nõuavad teatud hulk trafficut. Mida kallim on paneel, seda rohkem ta trafficut nõuab. Ja Banners Broker pakub välja 3 põhilist varianti. Traffic pangast ostetud traffic, pakett, referaal ehk partneri traffic, organic traffic ja stimuleeriv traffic on 4. ja uus. Ma alustan siiski momendist, miks on vaja osta trafficut. Ükskord esitas mulle sellise küsimuse minu partner ja ma vastasin, et trafficut on vaja osta selleks, et oma paneele kvalifitseerida. Aga see vastus ei rahuldanud teda. Ta ütles, et reklaamijad maksavad niikuinii oma reklaami eest, aga miks meie peame ostma veel trafficut? Ja ma hakkasin mõtlema selle teema üle ning pakun selle esituses välja oma vastuse variandid. Kui te partnerid kvalifitseerivad paneele, siis kompanii annab meile võimaluse saada referaal trafficut oma partneritelt. Kompanii annab meile sellise motivatsioonilise süsti selle eest, et me kutsume ärisse partnereid just trafficu näol. Näiteks, kui teie partner kvalifitseerib 2 lillat paneeli, siis teie kui sponsor saate igalt paneelilt 7500 ühikut trafficut. Kuna partner kvalifitseeris tööle 2 lillat paneeli, siis kokku saate trafficut 15 000 ühikut. Ehk 2 korda 7500 on 15 000 ühikut, millega saate kvalifitseerida tööle ühe oma lilla paneeli. Kui me kvalifitseerime paneelid tööle, siis vajutame nupule Get Impressions ja sellega kompanii annab võimaluse koguda trafficut oma reklaamide jaoks. Kui te olete reklaaminud oma projekte internetist, siis peate iga kliki eest maksma. Ühe reklaami klikk internetis on keskmiselt 20 senti ja kui me kvalifitseerime tööle ühe kollase paneeli näiteks, siis me kogume sellega 1000 ühikut reklaami näitamisi ja näiteks me kasutame need 1000 ühikut reklaami näitamist oma projekti reklaamimiseks ja meie reklaamil toimub 50 klikki. Ja kui me võtame kliki hinnaks 20 senti, siis selle reklaami hinnaks tuleb $10. Kui me ostame ühe traffic-paketi, see on ka näide, mis sisaldab 100 000 ühikut trafficut ja sellelt paketilt me kogume 20 000 reklaami näitamist ja klikke 1000 ja kliki hinnaks on 20 senti, siis sellise koguse klikkide eest me peame maksma $200. Aga meie ostame Banners Brokeris trafficut $50 eest üks pakett. Ja loomulikult on see suur erinevus trafficu maksmisel. On veel üks nüanss, mille ma avastasin alles hiljuti. Ja toon näite. Kui te töötate, ütleme, kuskil teises kompaniis ja te ostate endale $10 positsiooni, siis üldiselt kompaniid pakuvad välja teenimiseks, tulu teenimiseks 70–90 päeva jooksul
150–200% sellelt positsioonilt. Ehk te teeniksite $15–20. Aga mis toimub Banners Brokeris? Kui te ostate stardipaketi ja teil on näiteks kollane paneel, mis maksab $10 ning see paneel töötab 2 tsüklit, need 2 tsüklit on kindlustatud kompanii poolt traafikuga, ehk teie ei maksa traafiku eest sentigi ja 2 tsükli lõppedes te saate vastu 2 paneeli ja $20 rahakotti. Tundub nagu oleks te saanud $20. Aga pöörame tähelepanu sellele, et teie paneelid maksavad samuti $10 tükk. Ehk stardipaketis olevat paneelid te kogusite tegelikult $40 ja see teeb kasumit 400%. Kuid mis juhtub edasi? Teil on 2 paneeli ja teil on vaja need kindlasti kvalifitseerida. Et kvalifitseerida paneele on teil vaja kindlasti osta, on vaja traafikut osta või muud moodi saada seda traafikut. Kui te ostate traafikut, siis ühe kollase paneeli traafiku vajadus on 5000 ühikut traafikut. Arvestame, kuidas see väljendub rahas. Traafikpakett maksab $50 ja selle traafikpaketiga te saate kvalifitseerida 20 kollast paneeli. See tähendab, me jagame $50 20-ga ja saame traafiku maksumuseks ühele kollasele paneelile $2,5. See tähendab, et iga kord, kui te kvalifitseerite paneeli, kasutades traafikpaketti, te maksate isiklikust vahenditest $2,5. Ja tsükli lõppedes toob see paneel teile elektroonsesse rahakotti raha $10. Seega te maksite $2,5, aga teenisite tulu $10 ja teie kasum moodustub 400%. Võib-olla te ei nõustu sellise arvutusega, aga matemaatiline tulemus on täpne ning see on ka vastus küsimusele, miks on vajalik osta traafikpaketti. Kasutades oma vahendeid ning sellega arendada ka oma äri edasi just sellisel viisil. On veel tekkinud küsimusi, mis puudutavad traafikut ja ma üritan nendele vastata. Üks, mida alati küsitakse minu käest, et kas peab koheselt ostma traafikut, kui te olete stardipaketti ostnud. Ei pea koheselt ostma, sest stardipaketis olevad paneelid töötavad kompanii poolt antud traafikuga 2 tsüklit. Näiteks kollastel paneelide töötsükkel on orienteerivalt 40 päeva ning teil ei ole vajadus koheselt soetada endale traafikpaketti. Ja teiseks, peale selle, kui teil on vaja kvalifitseerida paneelid, saate kasutada selleks ka referaaltraafikut ehk partneri käest saadud traafikut, kui teil on ärisse registreeritud partnerid. Sellisel juhul ei ole vaja ka osta traafikpaketti. Aga kui te töötate üksi ja teil ei ole tiimi all, siis on vajalik osta traafikut oma äri arendamiseks. Järgmine küsimus on, millised tingimused on traafikpaketi ostmisel? Kompanii on seadnud meile tingimused, kui te ostsite sellel kuul ühe traafikpaketi, siis on kohustus osta ka järgmisel kuul üks traafikpakett. Te ei saa seda annuleerida, vastasel juhul kompanii blokeerib teie äri kinni pooleks aastaks. Kui te näiteks ostsite 1. jaanuaril ühe traafikpaketi, siis perioodil 1. veebruar kuni 28. veebruar on kohustus osta samuti üks traafikpakett. Kui jaanuaris ostsite näiteks 5 traafikpaketti, siis peate ka veebruaris ostma 5 traafikpaketti. Aga 1. märtsist 2013 on töötatud välja uued tingimused. See tähendab seda, et kui te ostate ühel kuul mitu traafikpaketti, siis järgmisel kuul on antud võimalus osta 75% eelmise kuu traafikust. Näiteks märtsikuus te ostsite 8 traafikpaketti ja aprillis te näete, et see kogus traafikut on liiga suur, et ei kasuta seda traafikut ära, siis kompanii annab võimaluse osta 6 traafikpaketti.
aga mitte vähem kui 75%. Lähemal ajal planeerib kompanii uuendusi ka trahvikute ostul ehk see automatiseeritakse, kuna praegu me teostame seda ostu trahvikpangas käsitsi. Kuidas on seotud sponsor trahvikuga? Toon teile mõningaid momendid esile. Kui teie partnerid ostavad paneele ja te kvalifitseerite uued paneelid tööle, siis teie saate trahvikut paneelide kvalifitseerimise momendist. Kui partner ostab stardipaketi, siis paketis olevad paneelid on kindlustatud juba kompanii poolt antud trahvikuga. Ja siis sellisel juhul saate teie trahvikut alles pärast paneelide töötsükli lõppu. Kuid alates 19. veebruarist sellel aastal pakub Banners Broker välja uut tüüpi trahvikuid. Nagu ennegi trahvikpank koosneb mitmest trahvikust ja esimene neist on referaaltrahvik ehk partnertrahvik, mida me saame siis, kui me kutsume ärisse partnerid ja kui te kutsute 2 inimest ärisse, siis saate referaaltrahvikut, et kvalifitseerida paneel tööle. Järgmine trahvik on trahvikpangast ostetud trahvikpakett. Seda trahvikut me saame ise osta ja maksumus on $50 ja sisaldab 100 000 ühikut trahvikut. Trahvikpakett ostetakse iga kuu ja siin peab olema tähelepanelik, et teie elektroonses rahakotis oleks alati see summa olemas, mida te peate trahvikpaketi eest maksma. Võib-olla teil on üks trahvikpakett, aga on mitu trahvikpaketti, aga peate alati arvestama, et kui ühe paketi eest maksate $50, siis 5 paketi eest peate maksma $250. Enne paneelide kvalifitseerimist peate te nüüd jagama oma trahviku paneelide vahel ära. Enne saate kasutada trahvikut otse trahvikpaketist ehk üldist trahvikut. Aga nüüd antakse võimalus valida palju trahvikut te kasutate trahvikpaketist, palju te kasutate referaaltrahvikut ehk partnerlustrahvikut, orgaantrahvikut või stimuleerivat trahvikut. Orgaantrahvikut te saate kasutada, kui te teete reklaami teatud sotsmeedia saitidel ja kui inimesed klikivad teie sellel failil, saate teie 5 ühikut trahvikut ja seda trahvikut saab kasutada paneelide kvalifitseerimiseks. Ja uus trahvik on stimuleeriv trahvik. Banners Broker jagab neile partnereile seda trahvikut, kes töötavad väga aktiivselt ja on edukad. Näiteks loovad blogi, teevad videoesitlusi ja kompanii jälgib siin, et ei oleks rikutud eeskirju, nende tingimusi, mida nad on välja töötanud. Ja kompanii soovitabki meil kasutada kõike 4 trahvikut, et oma äri maksimaalselt areneks edasi. Nii, kuidas on seotud siis referaaltrahvik ja paneelide limiit? Kuna trahvik ja limiit on omavahel väga seotud, siis seletan ka selle lahti teile. Me puutume väga tihedalt kokku sellega, et paneelidel on limiit ning igat värvi paneeli saab osta 5 kaupa. Kui soovite osta 6. ja 7. paneeli, siis tuleb kvalifitseerida kõrgemal pool olev paneel, et saada allpool olevale paneelile limiiti. Näiteks teie kollane paneel lõpetas töötsükli ning te saite vastu 2 kollast paneeli. Aga limiit puudub ja trahvikut on. Kuna kõrgemal pool olev paneel on lilla paneel ja sellel on limiiti, siis peate kvalifitseerima enne 1 lilla paneeli ja siis saate 2 kollasele paneelile limiiti ning paneelid tööle panna. Ja näiteks kui partner ostab 10 kollast paneeli ja kvalifitseerib need tööle, siis teie kui sponsor saate 50% trahvikut ehk 25 000 ühikut pluss 5 kollasele paneelile limiiti.
ning teil avaneb võimalus kvalifitseerida oma 5 kollast. Iga kord, kui teie partner ostab trahvipaketti, te teenite elektroonsesse rahakotti raha $5. Näiteks, kui partner ostis 2 trahvipaketti, siis teie teenistus elektroonsesse rahakotti on $10, kuna 2 korda 5 on 10. Kas on vaja kasutada orgaantrahvikut? Nende uuete nõuete järgi on kindlasti vaja kasutada. Selleks kasutades kompanii poolt antud tasuta reklaamimise võimalust, te kogute orgaantrahvikut ning võite kasutada seda oma paneelide kvalifitseerimisel. Orgaantrahviku saamiseks pakutakse välja reklaamimist sotsiaalmeedias, suhtlusportaalides, e-mailides ja nii edasi. Ja kui inimesed klikivad teie failil, siis teie teenitegi orgaantrahvikut. Selle reklaamindusega tuleb kindlasti tegeleda, muidu teie töös olevad paneelid ei liigu ja äri ei arene edasi. Ja võtamegi otsad kokku. Esiteks, trahvikpaketti ostmine on kasulik ja seda tuleb kindlasti teha. Ärge unustage, et üks trahvikpakett annab teile tulu $200. Partnerite kutsumine ärisse on kasulik, kuna te saate nende tegevuse kaudu partnerlustrahvikut, et kvalifitseerida oma paneele. See on ökonoomne, kuna te ei pea kasutama oma isiklikke vahendeid trahvikpaketti ostmiseks ning teie äri areneb kiiremini ning teenite rohkem tulu. Kindlasti tuleb kasutada ka orgaantrahvikut ja seda võimalust ei tohi unustada, kuna uute reeglite järgi te saate ka orgaantrahvikuga paneele kvalifitseerida. Ja kasutades nüüd neid 3 varianti trahvikuid, muudavad teie äri tulusamaks ja stabiilsemaks. Sellega oleks lühidalt kõik edastatud. Tänan teid tähelepanu eest ja soovin teile tegusat päeva ja kui kellelgi tekib küsimusi, siis mind leiab üles Skype'is Tallinn 6556 või kirjutage e-maili eevi385@hotmail.com. Seniks nägemist!